Hei Brigitta! Oi, tere! Kas sul oleks aega 30 küsimusele vastata? Ja, muidugi on. Väga hea. Millega tegeleb haridusvaldkond? Haridusvaldkond tegeleb õppeanalüütika parandamisega ning haridusalase nõustamisega. Kas meie kooli üliõpilased on targad? Absoluutselt, selles ei ole mitte mingit kahtlust. Mis roll on sinul ÜÜ-s? Mina olen haridusvaldkonna juht. Kuidas lahendad üliõpilaste muresid? Kuulan igaühe mure personaalselt ära ning vajadusel, kui ise lahendada ei oska, viin kõrgemate juhtorganite poole. Kuidas muudad sina üliõpilasesindust paremaks? Mina muudan üliõpilasesindust paremaks kindla juhtimisega ning sihiga edasi. Aga kas sa õpingutega jõuad ikka tegeleda? Absoluutselt. Aega jääb ülegi veel. Keda ÜÜ liikmetest oskad asendada, kui selleks vajadus oleks? Ilmselt esimeest või siis spordivaldkonna juhti. Olen ka kuulnud, et oled tuutor. Millised soovitused on sul uutele tuutoritele? Ma ütleks, et ärge kartke uute ideedega lagedale tulla ning tehke alati rohkem, kui teilt oodatakse. Lemmik õppeaine? Tehnomaterjalid ja võrgud. Kas oled ka tubli prügisorteerija? Absoluutselt. Kõik võiksid olla. Millist muusikastiili kuulad? Oleneb päevast, aga valdavalt poppi. Mida sa teeksid praegusel hetkel, kui ei oleks üliõpilasesinduse liige? Ma ilmselt oleksin kas enda teises töökohas täiskohaga tööl või siis sõpradega väljas. Viimane foto, mis tegid? See. Kus näed ennast tulevikus töötamas? Riigisektoris. Oled pigem lõoke või öökull? Oleneb ööpäevast. Lemmiksponsor selle aasta eelnädalal? Neid on küll niivõrd palju, aga peab ütlema, et Leibur. Millised uued ideed on uueks õppeaastaks mõtteis? Sooviks viia moodlikursus sellisele tasemele, nagu ta olema peaks, ning samuti tegeleda tudengi varjutamisega. Mida muudaksid ÜÜ juures? Ilmselt natuke põhikirja ja struktuuri. Sinu parim isikuomadus, mis sobib juhtimiseks? Ma oskan päris hästi delegeerida. On sul ka mõni peotrikk, mida ka vaatajatele demonstreeriksid? Selle jaoks pead sa minuga peole kaasa tulema. Kas sööd veel toitu, mille parim enne on läbi? Oleneb toidust, aga üldiselt jah. Kuhu reisida tahaksid? Maldiividele. Kas oled pigem ekstravertne või introvertne? Ma ütleks, et ma olen ambivertne. Kuidas luksumisest lahti saada? Hoia 10 sekundit hinge kinni. Aga mis sa teeksid, kui võidaksid lotoga 10 miljonit eurot? Väga hea küsimus. Ma ilmselt mitte kas, aga ma annetaksin, investeeriksin, ostaksin oma maja ja läheksin reisile. Mis on väär või ekslik, kuid kõlab õigesti? Päike tõuseb läänest. Veider toidukombinatsioon, mis maitseb? Friikad ja jäätis. Kas oled vanim, keskmine või hoopis noorim laps? Ma olen ainuke laps. Mis annab sulle lootust? Mulle annab lootust ilusad inimesed mu ümber. Ja kuule, räägi nüüd. Miks siis peaks ÜÜ-ga liituma? Kui sa tahad mälestusi, mida sa elu lõpuni meeles hoiad, samuti ka kogemusi, siis ÜÜ on just sinule. Aitäh!